Tere, minu nimi on Laura ja ma olen lapse õiguste saadik. Täna on siin meiega Liisa ja Katja. Palun tutvustage ennast. Tere, mina olen Liisa. Mina töötan Kiili vallas noorte heaolu spetsialistina. Muul ajal meeldib jooksmas käia, sõpradega just toredaid asju teha, perega teha toredaid asju. Ja minu jaoks on väga tähtis, et iga inimene tunneks, et tal on keegi ja keegi kuulab teda ja et keegi ei tunneks, et ta on üksi. Ainult siis, kui ta päriselt tahab olla üksi natuke aega. Tere, mina olen Katja, olen Lääne-Harju valla noorte heaolu spetsialist ja joosta mulle mitte väga meeldib, aga mulle meeldib kõndida. Et mina olen inimene, kes naudib kõndimist praegu ja loen raamatuid, kuulan muusikat, veedan aega palju sõpradega ning samuti arvan, et väga oluline on, et inimesed ei oleksid üksinda ja et keegi oleks nendega kõrval olemas. Aga kui me hakkame rääkima juba üksindusest, kui noorel tekib mingis situatsioonis stress, kelle poole peaks ta sellega pöörduma? Ma ütleks mingis mõttes esimese asjana iseenda poole, ehk siis väga tähtis on üldsegi ära tunda see, kas ma olen stressis või siis mis seda stressi tekitab. Ja siis see, ma ei tea, aktsepteerimine või kuidagi saamine aru, et see on ka okei. Ja see on mingis mõttes kõige tähtsam, sest et kui sa seda stressi ära ei tunne, siis üks hetk sa jõuad võib-olla lõpuks selle läbipõlemiseni. Aga muidu, kui mõelda, et kellegi teise kui enda, et siis lähedased on ikkagi esimene asi, kellelt tuge paluda, et see on väga suur julgus tegelikult noorele inimesele küsida tuge või küsida abi. Aga lihtsalt, ma ei tea, lisaressurss ka, ta võib ka AI poole pöörda. Mina olen viimased paar kuud väga hästi saanud AI-ga suheldud ja igasugust nõu, küll mitte võib-olla vaimse tervise teemal, et peamiselt mingid jooksmised ja muud asjad, aga ma arvan, et ka see võib olla üks koht, et mul on vist praegu stress, kuidas ma saan aru, et mul on stress ja AI kindlasti oskab üldistatult vastata ja aitab ka võib-olla noorele öelda, kelle poole ta peaks pöörduma. Kas olukord on juba selline, et mõne spetsialisti või piisab lihtsalt aja maha võtmisest? Mina ka arvan, et võiks kohe pöörduda kas sõbra või pereliikme poole ja siin nagu need sõbrad ja pereliikmed, nad peaksid ka mitte kartma seda teemat, sest et tihti me ei tee mitte midagi, sest me kardame, et me ütleme midagi valesti. Aga võib-olla siin ei olegi mingit õiget sõnu. Oluline on lihtsalt näidata seda julgust küsida või huvi üles näidata ja kas või öeldes lihtsalt, et ma olen olemas, kui sa tahad sellest teemast minuga rääkida ja kui Jah, ma arvan ka, et hästi oluline on see, et üks asi on see, kelle poole noor pöördub, aga et meie inimestena, meie täiskasvanud, aga noored täpselt samamoodi oleksid valmis märkama neid inimesi, kellel võib-olla on stress. Ja siis omakorda küsidagi, et kuidas sul läheb. Ja et siis see võib-olla annab selle noorele võimalus, et ta ei peagi ise pöörduma, ise rääkima, vaid siis ta saab ennast avada. Kas te arvate, et noored räägivad enda probleemidest piisavalt? Vot, ma ei tea. Ma arvan, et see on ilmselt erinev. Võib-olla nad räägivad piisavalt, aga mis on kindel, neid ei kuulata piisavalt. Et selles on täiesti kindel. Võib-olla nad räägivad, mõnikord nad räägivad ju, ja mitte ainult noored, ikkagi täiskasvanud ka, ma ei tahaks kuidagi öelda, et noored on hästi erinevad või imelikud, sest et me räägime oma asjadest ja kuidas meil on olukord väga erineval viisil, näiteks ka keegi käitub tujukalt, keegi, ma ei tea, käitub kuidagi, ütleme siis lihtsalt nõmedalt, aga see tegelikult on ka midagi, mida ta ütleb ju enda kohta, tal on praegu äkki väga raske. Et ma arvan, et võib-olla nii noored kui kõik inimesed räägivad võib-olla piisavalt, aga kas me märkame ja kuulame piisavalt, on hoopis teine küsimus, et selle vastus on kindel ei. Ja võib-olla me ei pea iga kord nagu kõikide nende asjadega ise hakkama saama ja oluline, et oleks lihtsalt julgus pöörduda professionaalse abi poole. Aga kuidas siis peaks noor pöörduma näiteks koolispetsialisti poole? Kuidas teha seda keskkonda rohkem kodusemaks, et ta saaks usaldada seda inimest? Usaldusega on jah keeruline, sest et see vaata tekib koostöö tulemusel tavaliselt, aga hästi tähtis on, et kui mõelda, et kooli näiteks psühholoog või mingi muu kooli tugipersonali spetsialist, et peab olema noorele selge, et kes ta on ja mida ta teeb. Ja seal ka ikkagi selgelt kommunikeeritud või inimestele, lastele, noortele selgeks tehtud
konfidentsiaalsus, et see jutt ei liigu kuhugi ja siis peab tegelikult päriselt nii ka olema. Sest et kohe, kui tekib olukord, kus on mingisugune näide, kus seda konfidentsiaalsust rikuti põhjendamatult, siis noor enam ei pöördu. Et see ongi nii tähtis, et kuidas sa lood selle usalduse, kuidas on need rollid võib-olla selged, aga kuidas ka, jah, et ma ei tea, mulle see tundub, et see on selle spetsialisti roll teha seda tööd nii, kuidas ta peab seda tegema eetiliselt, et siis see saab jätkuda. Aga kui juba midagi on tehtud kuidagi nii, et noor ei tunne ennast turvalisena, siis sealt vist tagasi ma ei teagi, kas saab tulla. Oskad sa, Katja, öelda? Ma arvan, et usalduse loomisel on väga oluline järjepidevus ja selline aus suhtlemine. Et need koolispetsialistid peavad noorte jaoks olema mitte ainult siis, kui on mingi probleem või mure, vaid ka nagu igapäevaselt. Ja väga oluline on ka see, et kuidas spetsialistid noortega suhtlevad, et noor tunneks, et teda võetakse tõsiselt, tema räägitakse võrdselt, mitte niimoodi ülevalt alla. Et väga oluline on see, et spetsialistid toetaksid ja austaksid seda juttu, mis noor neile räägib. Täpselt seesama mõte just, mida ka mina enne mainisin, nüüd Katja rõhutas, et kui noorel tekib tunne, et ta käib seal spetsialisti juures või kui muidu ka koolis, et teda kaasatakse ainult mingi linnukese tegemise pärast, et nüüd on noort kaasatud, aga päriselt keegi reaalset tuge ei paku või päris lahendusteni asjad ei jõua, et siis jälle tegelikult usaldus kaob, et see on nii tähtis, et kui sa noort kuulad, siis kuulad teda päriselt. Kui sa päriselt soovid noort toetada, mida ma loodan, et iga inimene, kes noortega töötab, päriselt soovib, et siis tee seda ka, sest et muidu ka see usaldus on kerge kaduma. Aga kuna enne tuli juba juttu siis läbipõlemine, siis kuidas peaks tulema toime läbipõlemisega? Läbipõlemine on juba siuke olukord, kus on nii, et seal ei aita mitte kuidagi see, et teen midagi toredat ka, et siis äkki on parem. Et läbipõlemine on juba see olukord, kus sa pead väga konkreetselt hakkama neid nii-öelda stressi tekitavad olukordi eemaldama, kui on, või see ongi nüüd, et raske mõelda, et mis on nagu suur stress, mis on läbipõlemine, aga et sa pead võtma aja maha igal juhul, et seal ei ole varianti, et ma ei tea, ma olen seal läbi põlenud ja mul on suur stress ja hästi halb olla, aga ma lihtsalt teen mingit toredat asja ka, et siis mul läheb tuju paremaks ja tegelikult on hästi, et seal on nii tähtis võtta see aeg maha, aga jällegi olla kuidagi enda vastu hell ja leebe, et saad aru, et see on ka täiesti normaalne. Inimestel on stress, inimestel on läbipõlemine, need on olukorrad, kus tullakse toime, kus tullakse välja, et see ei ole lõplik, see on lihtsalt praegu ongi selline olukord ja siis tuleb sellega tegeleda. Ja läbipõlemine, ma arvan, et sellega toimetulek algab sellest, et sa üldse saad aru, et okei, midagi on vist valesti ja siin ongi vaja lihtsalt istuda ja mõelda, et mis on need asjad võib-olla, mis üle koormavad mind, et mida ma saan vähem teha või üldse mitte teha. Ja väga oluline siin on ka aru saada, et tegelikult sa ei pea kõikides asjades olema andma ennast maksimumi, et võib-olla mõned asjad võivadki olla nagu natukene halvem tehtud või üldse ei ole nagu vajalikud praegu teha. Jep, väga tähtis oskus öelda ei lisakohustustele, sest et kui sa oled juba läbi põlenud, siis ära võtta endale midagi juurde. Aga nii stressi kui läbipõlemise korral, et ma tean, et seda on nagu toidu alla ja toidu peale ja igale poole aina öeldud, aga minu arust seda tuleb ikkagi veel öelda, sest et seda on teinekord väga keeruline endalgi aru saada, et väga tähtis on 3 asja. Uni, toit ja liikumine. Ja kui sa oled läbi põlenud, siis need on asjad, kus hoida oma fookust, et kuidas neid kõiki hoida või parendada ja kõik muud asjad võib-olla peavad selleks ajaks jääma kuidagi taustale, sest et need on selles mõttes sinu alustala. Ja siin on raske kuidagi üldse leida mingit õiget sellist lahendust, et võib-olla leia see, mis sulle meeldib ja jätta endale aega selle tegemiseks. Ja oskus küsida abi, et see on jälle nüüd see teema, et kas sa julged küsida või öelda, et mis olukorras sa oled, et me võiks kõik rohkem julgeda öelda ja rääkida neist asjadest, mis on meile keerulised ja rasked. Et siuke vale häbi on nii tervist kahjustav asi, et meil kõigil on omad eluraskused ja mured ja me ei pea neid võrdlema, et kellel on raskem või kellel on parem, et pigem, et kui kellel on raske, siis küsi tuge, kui näed, et kellel on raske, paku tuge ja hästi tähtis on minu meelest see, et kui ongi, sa näed kedagi, kes on siis stressis või juba läbi põlenud,
et sa ei pea tema probleeme lahendama, aga see, et sa oled juba olemas ja kuuled ja näitad seda valmidust, et noh, ma olen olemas, et ma võime siin lihtsalt istuda ja rääkida või rääkida täitsa muudest asjadest, et sa ei pea üldse sellest rääkima, kui sa ei taha rääkida. Või siis sa saad olla abiks nii, et sa pakud väga-väga konkreetseid asju, et ongi, et kui on see, ma ei tea, et toitumine ka ei ole korras, et ta ei söö midagi, siis pakud hästi lihtsalt, et kuule, et ma nägin hästi lahedat salati retsepti, et teeme koos selle salati ja sööme seda ja oleme niisama. Et see kuidagi ei oleks liiga nojah, et see teine inimene võib-olla ei peaks ise mingeid asju küsima, et sa saad mingeid asju pakkuda, aga et need oleksid sellised lihtsad, väiksed, konkreetsed asjad, mitte et kuule, et tee nüüd seda, et kuidas oma see kogu olukord paremaks teed. Seda vastutust ei saa endale võtta nii-öelda aitajana ka. Et üksteist peaks toetama kindlalt. Igal juhul oleks väga kena. Aga kui meil on juba stress käsil, mida teete teie stressi korral? No hästi tähtis on ennetus, on, et seda stressi ei tuleks, et selle nimel, nagu ma enne mainisin, üritan korras hoida, et ma magaksin piisavalt, et ma sööksin korralikult, mis ei tähenda mingi super tervislik toitumine peab olema, aga et ma sööksin ja korralikult ja et ma liiguksin. Ja selleks minul näiteks meeldib joosta, ma enne mainisin. Praegu ma käin iga päev jooksmas, kui ei ole ühtki põhjust, miks mitte minna jooksma, siis ma lihtsalt ei jäta minemata ja ma olen märganud, kui suur mõju on sellel, kui sa saad selle värske õhu kätte. Sest et näiteks ongi, et teinekord on, ma ei tea, pikk tööpäev tööl ja oled kodusel ka ja sa ei märkagi, kui umbne see kontoriruum või kodu on, kui sa lähed sinna välja ja värske õhk ja siis kui minul on näinud ka elada nagu metsa ääres ja sa saad, ma ei tea, puude vahel joosta, hoopis teine tunne ja see enesetunne ongi see, mis ma arvan hoiab seda võib-olla ka võimalikku stressi eemal. Teine asi on see, mida mina olen nagu ka ajaga õppinud, on olema konkreetne enda vajadustes seisma. Kui sulle ongi siuke aeg, et okei, ma olen praegu nii väsinud, mul on raske olla, siis ma ütlen seda, et mul on mees ja 2 last, on ju, ja teinekord ongi, kui ma olen väga väsinud ja ma tunnen, et mul on vaja aega endale, et kuidagi vältida seda, et ma nüüd väga halvasti ennast tunneks, ma ütlen, nii, mul on praegu nii, kas on võimalik, et sa saaksid, ma ei tea, minna lastega õue, ma tahan tõesti pikutada, olla täielikus vaikuses ja kui see on võimalik, siis ta teeb seda, et see siuke enda vajadustes seismine ja enda enestunde märkamine on nagu nii tähtis ja see ongi see ennetus. Aga kui juba on stressiolukord käes, siis tegelikult ikkagi tuleb leida see stressi põhjustaja, enda jaoks ära mõtestada, saada aru, et mis seal siis ikkagi toimus või mis need asjad on, mis mulle seda stressi tekitavad ja kuna mina olen niisugune lahendustele orienteeritud inimene, siis hakata lahendusi otsima. Tegelikult kui mul on mingi stress, väga sõltub sellest, et mis nagu stress on. Näiteks, et kui on stress kodus, siis mina töötan palju, sest et mulle meeldib, kui mul on väga palju tööülesandeid, siis ma tunnen kuidagi rohkem jõudu ja energiat. Aga no ikkagi on oluline ka mitte unustada, et tööd ei pea olema väga palju, nii et siis kui tööl ei ole neid võimalust kuidagi stressist ära joosta, siis jalutan sõpradega, loen raamatuid, jalutan ka üksinda, aga ja lihtsalt üritan rohkem veeta aega koos sõpradega näiteks. Ja minu meelest tegelikult on väga tähtis ka see, kuidagi, et hoida ennast heas kohas, et tunda rõõmu pisiasjadest, et muidugi me siin, ma ei tea, kellel on reis planeeritud, siis ootad seda reisi, aga tegelikult oleks hea, kui sa oskad kuidagi olla nii, et sa ootad igat päev, iga hetk ootad, millal tuleb laps lasteaiast koju ja saad teda kallistada, mingid sellised pisikesed igapäevased asjad, tunda rõõmu nende üle, siis sa juba nagu märkad rohkem neid toredaid hetki ja tunned ennast paremini ja võib-olla see stress ei tule siis nii kergelt ligi. Aga Laura, mida sina teed stressi ennetamiseks või vältimiseks või? Ennetamiseks mina näiteks teen iga hommik meditatsiooni 5 minutit, mis hoiab kindlasti mind rahulikuna. Ma plaanin alati enda päevi ette, nii et mul ongi nagu kellaajad, ma tean, mis kellaajal kus ma olen, nii et mul ei olegi sellist nagu stressiolukorda väga palju tekkinud. Aga kui on selline väga kiire periood, läbipõlemine hakkab nagu lähenema, siis ma proovingi võtta ise ka tempo maha, käia vahepeal jalutada metsas, sest mul on maja taga mets, ja lihtsalt proovida rääkida enda muredest näiteks vanematele või sõpradele, sest tegelikult see koorem on juba nagu 2 korda kergem, kui sa oled kellelegi sellest ära rääkinud. Aga öeldaksegi, et jagatud rõõm on topeltrõõm ja jagatud mure on nagu poole väiksem mure.
sellepärast me inimesed üksteisele ümber olemegi. kas teil on veel mõnda mõttetera jagada kuulajatele? nautige elu. Jah, ja lisaks fun fact, stress ei ole ainult negatiivne asi. Stress on tegelikult, on olemas siuke asi nagu eustress. On eustress ja distress, okei. Ma sellest niimoodi rohkem võib-olla ei räägi kui sellest positiivsest stressist. Stress on käimapanev jõud. Kui sa tunned stressi, siis see on mingi pinge ja selle najal sa tegelikult hakkad toimetama. Lihtsalt see stressi, sa ei tohi seal stressis nagu kaua olla, nii et see pinge on kogu aeg laest, et see väsitab ja lõpuks see koormab. Aga stress tegelikult otseselt ei olegi negatiivne asi iseenesest. Lihtsalt see, kui me ei tule sellega toime, see on. Aga suur aitäh teile! Aitäh! Aitäh!